Ma usun, et enamus meist on kuulnud ütlemist nokk kinni, saba lahti. Kui mina seda kuulen, siis enamasti ma mõtlen, et oot, see peaks käima ju vastupidi. Mitte nokk kinni, saba lahti, vaid nokk lahti, saba kinni. Kuna see ütlemine pärineb ühest nii-öelda lõputa loost, mis käib umbes nõnda. Mees ehitas maja, tõrvas katuse ära, lind lendas katusele, saba jäi kinni. Tõmbas saba lahti, nokk jäi kinni. Tõmbas noka lahti, saba jäi kinni. Tõmbas saba lahti, nokk jäi kinni. Tõmbas noka lahti, saba jäi kinni. Ja nõnda edasi. Ma tulen selle kõnekäänu juurde veidi hiljem tagasi. Esmalt aga loen mõned salmid apostel Pauluse kirjast Efeslastele. Apostel ütleb siin nõnda. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, millest te varem käisite selle maailma ajastu viisil. Vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes. Armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Kui ma neid sõnu lugesin, siis tuli mulle meelde üks minu lapsepõlve lemmikraamatuid, nimelt vabahärra von Münchhauseni elu ja imepärased juhtumused. Seal on üks lugu, kus vabahärra von Münchhausen, kes räägib alati puhast tõtt, nagu ta korduvalt kinnitab, on teel oma hobusega, satub kuhugi rabasse, peab ühest laukast üle hüppama, ei suuda seda, kukub laukasse, on vajumas ja pääseb ainult seeläbi, et tal tuleb hiilgav idee haarata kinni oma juuksetutist ja ennast nõnda koos hobusega sealt mülkast välja sikutada. Ka sellest loost on saanud tegelikult kõnekäänd, seda võib kuulda tihtipeale kasutatavat inimeste puhul, kes on mingis nii suures hädas, et miski ei saa neid aidata ja kes siis üritavad end justkui juukseid pidi sealt välja tõmmata. See on hea pilt selleks, et kirjeldada olukorda, milles viibib pühakirja järgi Jumalast lahus olev, Jumalale selja pööranud ja patu orjusesse sattunud inimene. Ta on, kas nii nagu apostel Paulus ütleb, surnud oma üleastumistes ja pattudes või kasutades seda parun Münchhauseni pilti, mülkas sügavas mudas, kus ta ükskõik kas sipleb või on enesega üsna rahul, aga kus ta omal jõul mitte mingil viisil välja ei suuda pääseda. Ainukene, mis temaga võib juhtuda, on see, et mida rohkem ta pingutab, seda sügavamale ta vajub. Inimkonna ajalugu ja tegelikult iga inimese elu kinnitab seda kurba kogemust. Ja kui mitte see igapäevane elu, sest küllap meie ümber on ka inimesi, kelle kohta me võiksime öelda, et nende elus tõepoolest ei mängi patt ja ülekohus väga suurt rolli, pigem vastupidi, nad näivad olevat kõigiti head ja õiged, siis selle elu lõpul seisab ikkagi see sama paratamatus. Kõik inimesed peavad surema. Surm on mingil kombel juba praegu meid kõiki enda omaks haaranud. Nii see on. See on tegelikkus
mille ees meil ei ole mõtet silmi kinni pigistada. See on reaalsus, millest me ei saa ennast mitte kuidagi juukseid pidi ega mingil muul viisil välja sikutada. Aga Jumal oma armus, tema, kes on meie looja, elu andja, elu allikas ja päästja, saab seda teha ja on seda teinud. Seda me kuulsime samuti apostel Pauluse kirjast Efeslastele. Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Inimesed teevad tihtipeale kõige selle suhtes, millest apostel siin kõneleb, mitu väga suurt viga. Üks viga on see, et inimesed arvavad, et nende elul ei ole häda midagi, nad ei vaja mingisugust päästmist. Aga see ei vasta tõele. Isegi nende inimeste puhul, kes elavad vähemalt sellist üldinimlikku mõõdupuud mööda igati head ja õiget elu, kehtib see reaalsus, millest ma ennist kõnelesin, nad peavad surema. Me kõik peame surema. Aga ma usun, et kui me oleme ausad, siis me peame tunnistama koos pühakirjaga, et tegelikult ei ole mitte ühtegi täiesti õiget inimest. Kõigil on oma puudused, oma vead, oma patud. Kõigi sees teeb patt ja kuri oma hävitustööd. Ja selle ees silmade kinni pigistamine on lihtsalt rumalus. Vaadakem enda ümber, vaadakem oma elu ja seda maailma, milles me elame. Vaadakem kogu inimkonda, nii tema ajalugu kui tänapäeva. Me kõik oleme selles osalised ja selle inimkonna liikmetena ka kaasvastutavad. Me teame, et siin on väga palju sellist, mida me peame häbenema ja millest me peaksime püüdma igal juhul välja saada, välja pääseda. Aga kui tugevasti inimene või ka kogu inimkond ennast ka juustest sikutab, ta ei suuda seda. Niisiis, esimene viga, esimene eksitus, millest me peame üle saama, on arvamus, et meiega on kõik korras. Teine viga aga, mille kristlased tihtipeale teevad, on see, et nad arvavad, et kui Jumal on meid armu läbi päästnud, nii nagu püha Paulus siin ütleb, siis see on õigupoolest justkui midagi sellist deklaratiivset. Jumal näeb meie pattu, meie kurjust, meie haledat olukorda, meie süüd ja ta päästab meid seeläbi, et ta annab meile andeks, et ta ei arva seda süüd meile osaks. Sest selle meie süü on Jumala poeg Jeesus Kristus enda peale võtnud. Jah, nii see on. Kristus, kes on õige ja ilma patuta, on surnud meie patuste eest, võtnud meie süü enda peale ja meid seeläbi lunastanud. Aga see ei tähenda, et jumalik pääste seisneks ainult andeks andmise deklareerimises. Sest probleem on ju selles, et me oleme surnud oma üleastumistes ja pattudes. Probleem on ju selles, et me oleme nagu Münchhausen seal mülkas ja sealt on vaja kuidagi välja saada. Ja seda on Jumal samuti teinud Kristuses Jeesuses. Ta on meid asetanud koos temaga
taevasesse olukorda. See tähendab, et Jumal mitte ainult ei anna meile andeks meie seniseid üleastumisi ja patte või ka neid, mida me veel tulevikus teeme, aga siis kahetseme, vaid ta tahab meid üles tõsta ja anda meile oma püha vaimu läbi võimaluse, jõu, kõik oma armu annid, selleks, et me võiksime saada vabaks sellest, mis on meid määrinud, mis on meid sinna mülkasse tõmmanud ja hukatusele määranud. Ja sellepärast me peame otsima mitte ainult jumalikku andestust, mitte ainult tema armu andeks andmise mõttes, vaid paluma tema armu ka selleks, et me võiksime nüüd elada mitte enam patumülkas, vaid taevases olukorras Kristuses Jeesuses. Kui me püüaksime seda omast jõust, siis me oleksime nagu too lind seal tõrvatud katusel. Tõmbas noka lahti, saba jäi kinni. Tõmbas saba lahti, nokk jäi kinni. Aga kui me hüüame Jumala poole, kui me usaldame ennast tema kätte ja kui me kasutame tema poolt meile tema kiriku kaudu kingitud imelisi armuvahendeid, eeskätt Jumala sõna, mis meid valgustab ja juhatab, palvet, milles me võime lastena oma isaga kõnelda, püha armulaua sakramenti, mis on vaimulikuks teemoonaks, pihti ja pattude andeks andmist, mis meid jätkuvalt puhastab ja kinnitab ja nõnda edasi, siis me võime olla julged, et tema on meid koos Kristusega üles äratanud ja uude taevasesse olukorda asetanud. Nii et me ei ole enam nagu lind tõrvatud katusel või Münchhausen soomülkas, vaid meil on lootust elada uuel viisil siin maailmas ja kord igavesti.